Tere! Mina olen Merike ja tänastes õmblusjuttudes tahaksin ma teile tutvustada sellist lapitöötehnikat nagu flick-flack või twister või tuuleveskid, heal lapsel mitu nime. Mul on selleks ostetud siin sellised abivahendid. Siin on sellised pleksiklaasist šabloonid, kuid varem kui mul neid ei olnud, siis ma valmistasin need lihtsalt papist. See on selline väga vaheldusrikas tehnika. Selles tehnikas saab teha väga mitmesuguseid asju. Selles komplektis, mis mul on kaasas 3 suuruses šabloonid, aga neid saab ka ise teha näiteks papist ja siis on võimalik teha endale sobivaid suuruseid. Esmalt õmblesin ma selles tehnikas ühe suure teki ja nagu paljude minu tekkide puhul on ka sellel teema. Selle teki teemaks on tõde. See on must-valge ja seotud siis küsimustega, mis on tõde. Kas tõde on must või valge? Kas on üldse olemas musta ja valget, kus jookseb punane joon tõe ja mitte tõe vahel? Aga läheme tagasi oma tehnika juurde ja siin on mul ka õmmeldud siis selle teki juurde sobilikud padjad, mis on õmmeldud natuke väikesema šablooniga. Päris väikese šablooniga on siin selline kandekott, selline kaunistus kandekotil. Ja täna on mul kavas õmmelda keskmise šablooniga sellised liinikud. Esmalt lõigata välja kangast ruudud. Mina kasutan täna oma liiniku jaoks keskmise suurusega šablooni, mille suuruseks on 8x8 sentimeetrit. Selleks on vaja esialgu lõigata välja ruudud 11,5 x 11,5 sentimeetrit. Siin on näha veel need erinevad šabloonid erinevates suurustes, nagu need siin selles komplektis kaasas on. Kui need ruudud on välja lõigatud, siis tuleb need kokku õmmelda. Nüüd võib umbes ette kujutada, milline on see värvide jaotus valmis tööl. Järgmisena tuleb kanga peale joonistada siis need diagonaalsed ruudud šablooni järgi. Siin on siis juba mul valmis joonistatud. Võib-olla saab siit selle joonise pealt paremini näha, kuidas see mõeldud on. Ma siis alati panen selle šablooni siia kangaste ristumiskohta ja joonistan siia need ruudud. Ja nagu siit kanga pealt on juba näha, siis kõik need vahepealsed tükid ei lähe kasutusse. Nüüd tuleb siis
need ruutud kõik välja lõigata, kuid tuleb olla siis tähelepanelik nende paigutuse suhtes, et kuidas need on. Tuleb välja lõigata ja siis täpselt samas järjekorras jälle laua peale panna. Välja lõikamiseks olen kasutanud kas siis kääre või väikest rulllõikurit. Nüüd on see siis välja lõigatud ja uuesti kokku pandud. Nii, nüüd on valmis õmmeldud see linik. Pusle on valmis. Seda peab tegema väga tähelepanelikult, et kõik klapid segamini ei läheks, aga nagu näha, tuli see päris ilus välja. Ja nüüd kinnitan selle liniku alumisele poolele. Selleks võtan seekord pehme paksu flanellriidle. Kinnitan selle õmblemiseks nööpnõeltega ja siis tepin selle serva läbi. Jätan ühe serva keskele pööramisava. Minu linikud ongi valmis. Olen tulemusega väga rahul. Pealpool siis sinised lilled, taga heleroheline flanell. Kuidas lõpetada ühte õmblusprojekti? Nagu igal loomingulisel tegevusel kaasneb ka õmblemisega teatav kaos ja väga tark on seda pidevalt ohjeldada. Ja kui ma olen oma õmblemise siis lõpetanud, siis on tähtis ka nii mentaalselt üks asi lõpuni teha, kui ka väliselt oma töökoht korda teha. Õmblusmasin puhtaks korda, prügi ära, riidelapid sorteerida, mis võib ära visata, mis läheb edasi kasutamiseks. Ja siis näiteks need riided tükid, mis on suuremad, on mul sorteeritud sellistesse plastmasskastidesse, mis on läbipaistvad, kus on täpselt näha, mis kangad on olemas. Ja siis oleme võtnud sellised õhema papi või paksema paberi. Siin on üks büroo tarvetest selline mapi vaheleht. Tähtis on see, et tuleb jälgida, et sellised asjad värvi ei annaks, aga kangaid ära ei rikuks. Sellepärast on hea kasutada neutraalset paberit. Aga loomulikult peab nagu vaatama, et see asi ei läheks liiga kalliks, et kui me kasutame vanu kangaid, et siis me ei kasutaks ei tea mis kallist töömaterjali sinna juurde. Niisiis ma võtan selle papitüki, ma võtan oma kanga ja siis ma lappan selle kanga siia papi ümber ja panen siia kasti teiste kangaste juurde järgmist tööd ootama. Ma pean ka õmbluspäevikut ja teen ka selle kohta, mis ma olen täna teinud, sissekande. Teinekord on hea vaadata. Ja kui kõik on korras, siis on jällegi ruumi uutele ideedele. Rõõmsat õmblemist!